Tere head inimesed siin Tartus rattalaadal. Nii palju kui minu luureandmeid siin on võtta, toimub see rattalaat Lõunakeskuses justkui selles uisutamise areenil teist korda. Ja ma pean ütlema, et mul on väga hea meel saada sellest siin osa. Te olete sattunud üllataval kombel kaubanduskeskusest heli- ja videosalvestusstuudiosse ja me salvestame nimelt Eesti ühte populaarsemat rattaspordi ümber keerutavat podcasti Rattalõvi. Ja seda ägedat jutuajamiste sellist pärlikeed, mille 11. salvestus on juba eetris, aga 12. salvestame praegu siin. Saab kuulata kodumaises muusika ja podcasti äppis Firemus ja loomulikult teile sobivates keskkondades, kus te olete harjunud taskuhäälinguid kuulama. Ma saan aru, et Tartu inimesed ongi rattainimesed. Sellepärast, et kuidas teisiti saaks selgitada seda, et täna hommikul oli siin üle 600 ratta, millest loetud tundide jooksul on ära müüdud 400. Ja mina kahjuks sellise hobitartlasena ja praegu olude sunnil Tallinnas elava inimesena pean tunnistama, et kadeduse uss pureb mind, et tartlased on millegi nii ägeda, nutika ja oleme ausalt ka rohelisega välja tulnud, et väga ägedaid rattaid saab väga taskukohase hinnaga. Mida see endaga kaasa toob? Loomulikult selle, et rattasport saab minna paremini massidesse, olla populaarsem, olla ligipääsetavam kõikidele, kes tahavad ühelt poolt kas sellega teostada oma elu unistusi või teiselt poolt lihtsalt kogeda midagi uut, võib-olla leida endale ägeda uue hobi. Ja loomulikult mul lapsevanemana on alati üks silm selle peal, et kas see võiks olla midagi, millega minu lapsed või teiste lapsed tegeleda võiksid. Ja mul on väga hea meel, et ma ei ole selles podcastis täna üldse üksinda, vaid mul on siin vestluskaaslasena Eke Kaur-Vosman, kelle tugevusena ongi ta ära maininud just noorte rattaspordi juurde toomise ja siis noortele selliste metoodiliste trennide läbiviimise. Tere, Eke! Tere! Kas sulle meeldib, et öeldakse Eke või öeldakse Eke Kaur või härra Vosman või kuidas te soovite? No eks enamus minu tuttavaid kutsuvad mind ikka Ekeks, aga tegelikult on 2 nime, et Eke Kaur on ka ilus nimi. Väga ilus nimi, ma pean tunnistama. Ja mulle meeldib see, et me tõesti saime siin koos teha ühe tiiru nende rataste vahel ja mulle meeldis, see võib-olla ei olnud kõikide kõrvadele mõeldud, aga mulle meeldis see, et Eke juba muretseb nende pärast, kes homme tulevad siia laadale, et nad on nii paljudest headest pakkumistest justkui ilma jäänud ja et neil ei ole, ütleme siis täit lehvikut neid rattaid valida, aga niimoodi see käibki, et kes hiljaks jääb, see ilma jääb, midagi pole teha. Liidrisärgi saab selga ainult kõige esimene, õnneks rattalaadal sa ei pea olema täiesti esimene, et saada endale sobiliku ratast, saab ka 550 endale võib-olla sobiliku ratta, võib-olla väiksema valikuga. Et miks sulle rattasport nii oluline on? Rattasport, ma võib-olla siia räägiks ühe loo, et tegelikult kui ma koolides käin rattasporti ja rattatrenni tutvustamas, ma tihti peale räägin seda lugu, et kui ma olin 12-aastane poiss, siis oli kodus olnud juttu, et võiks rattatrenni minna. Mul isa tegeles triatloniga ja sellega seoses, et isa nägi, et ratas tuleb välja hästi ja nii-öelda nügis mind, et tuleks minna rattatrenni rattaga sõitma.
Aga ise ma 12-aastase poisina olin oma peas välistanud 2 treeningut, kuhu ma lähen. Üks nendest oli suusatamine, teine nendest oli ratas. Ja seda seepärast, et Tallinna poisina käisime sõpradega peale kooli Pirital sõitmas ja Pirita metsade vahel me nägime trennis kogu aeg ainult rattureid ja suusatajaid. Ja kuna 12-aastasena ma olin väga laisk inimene, siis ma mõtlesin, et 2 trenni, kuhu ma kindlasti tean, kuhu ma elu sees ei lähe, on ratas ja suusk. Oota, sa jätsid jutu justkui pooleli, et mis siis juhtus, kas seal Nõmme metsade vahel panid ikkagi rattaga sõites peaga vastu oksa ja ütleme, see ratsionaalne, minu arvates täiesti normaalne 12-aastase poisi ratsionaalne mõte, et sinna ma ei lähe, seal peab pingutama, see pani leekima ja ma saan aru, et sa ikkagi rattaspordile oma sõrme ju lõpuks ikkagi andsid. No nagu ma ka mainisin, siis isa ikkagi ühel päeval võttis mind käe kõrvale ja viis rattaklubisse, lükkas uksest sisse ja esimesest päevast saadik mind võlus lummalt kõik see, mida ma seal nägin, et mulle meeldis see, mis me treeningutel tegime, treeningkaaslased, treener oli fantastiline ja see ilmselt siduski mind lõplikult selle ala juurde ja kui mu enda selline saavutussportlase karjäär lõppes, siis tahtsin ka treenerina kõike seda head edasi anda. Et see oligi alguses minu kõige suurem motivaator, et asuda tööle noortega ja neile seda sama kõike pakkuda, mis minule rattasport pakkunud on. No üliäge, see on tõesti minu arvates nagu fenomenaalselt õige, et teha ise nii, et kapsad ninast väljas ja siis anda kõik, mis sa oled õppinud edasi justkui veel läbi enda filtri ja võib-olla isegi mingisuguse lisaoktaanarvuga, on ju. Aga et kuna meil Rattalõvi podcast sihib tegelikult 2 auditooriumi korraga, üks on siis tõesti tavakuulajad, kes teavad, et rattal on reeglina 2 ratast ja kuskil on pedaalid ja on lenks ja jube hea on niimoodi lokkide lehvides rattaga sõita poodi või kirikusse. Ja teine sats on siis tegelikult ikkagi need inimesed, kelle elu keerlebki ümber rattaspordi kuni täiesti tippu välja. Ehk et me tahaksime pakkuda kõigile, seega meie vestlused võiksid olla nii tummised ja informatiivsed kui võimalik. Kas sa oleksid nõus jagama seda rattaklubi nime ja oma treeneri nime, sellepärast et tunnustust ei ole kunagi liiga palju, äkki nii see treener kui see klubi on veel alles, inimesed, kes kuulavad, kikitavad kõrvu ja teavad, kust hakata vaikselt rattaspordile lähenema. Jaa, et minu esimene treener oli Ado Hein, kes kahjuks küll enam treenerina ei tegutse, läks mõni aasta tagasi pensionile, aga Kalevi jalgrattakool Pirital Eesti parim rattaklubi endiselt alles. No väga hästi, näed, väga mõnus. Inimesed saavad head sellist tummist sisusid ka, aga nüüd mulle öeldi mitu korda, nii eile kui täna, et äkki on põnev tüüp, et ta on oma käega üle käinud, oma silmaga vaadanud igat viimast kui ratast, mis täna siin siis laadale tuli. Et kas sa saaksid korraks kinnitada või lükata ümber, kas tõesti on nii, et sa oled kõiki neid rattaid kaasa arvatud seda vaadanud lähemalt ja võib-olla proovinud? Algusest peale meil suurel rattalaadal on olnud missiooniks ikkagi pakkuda ka teatavat nõustamist kliendile ja mõtlesime siin eelmine aasta, kui esimene rattalaat oli, siis koos suusahulludega välja selle, et peaks kõik rattad saama sellise esmase tehnilise hinde, et keegi ei ostaks endale ilma ratasteta pidurit ja ei läheks suure hurraaga sellega sõitma, ehk siis me hindame kõiki rattaid värvidega, punane ehk siis punase kleebise saab ratas, mis on ohtlik enne sellega sõitma minemist, peaks kindlasti käima remondist läbi, tegema pidurit korda, võib-olla on seal mingisugune lenks katki, mis võib olla ohtlik, kodarad, täitsa sellised, mis võivad tervisele ohtlikuks osutuda, probleemid, vead. Siis kollase kleebise saavad rattad, mis on sõidukorras, aga lähitulevikus peaks arvestama, et vajavad hooldust, et kas kett on kulunud,
piduriklotsid on kulunud, võib-olla seal tahavad kaelakausid, keskjooks tahab reguleerimist, laagrite vahetust, koonused lahti, et sellised lihtsamad probleemid sõita saab, aga ei saa arvestada, et tegemist on päris uue asjaga, et ikkagi on juba sõitnud eelmise omaniku käest tükk aega. Ja rohelise kleebise saavad siis kasutatud rattad, mis on hetkel täiesti korras ja võib arvestada, et saab ilusti sügiseni ära sõita ilma, et seal oleks vaja hooldust kohe tegema hakata. Et see siis loob rattalaadale tulevale inimesele ostjale, kes ei ole kursis ratastega, sellise esmase filtri, et ta saab endale valida selle sõiduvahendi, mis ta soovib. No väga hästi, sellepärast, et tõesti, kui meie seal nüüd tuiasime nende rataste vahel, siis minul oli väga raske ennast tagasi hoida seoses sellega, et kui mõni ratas nägi äge välja, siis minu jaoks juba oli nagu peas pool otsust tehtud, et nii, hakkame sajaseid sahistama. Aga nüüd sinule kui selgelt absoluutsele eksperdile on see kõik, on need koonused ja moonused, see on kõik, see tuleb niimoodi varrukast ja ludinal, ilus on kuulata, aru midagi ei saa. Aga meie selle rattalõvi 12. osa üks eesmärke oleks, et kes selle on läbi kuulanud ühe korra, teab, et alati saaks siia tagasi pöörduda, et värskendada aru saama, kuidas peaks rattahuviline endale ratast valima, millele tähelepanu pöörama nii tuttuva ratta puhul kui kasutatud ratta puhul. Ma saan aru, et see on meeletu ülesanne praegu, mis ma sinu õlgadele asetan, aga mind ei huvita. Me oleme ju rattalõvid, on ju, ja me ei karda mitte midagi. Seega lähme siis niimoodi, et kuidas sina soovitad mul teha selgeks, mis mulle nendest ratastest kõige paremini sobib ja mille ma võiksin soetada. Kuidas ma alustan ja kuidas see protsess välja näeb sinu arvates? See on alati hästi hea küsimus. Siin saab hästi palju inimene ise ära teha, et esmatähtis on teada või enda jaoks läbi mõelda, et milleks sa seda ratast otsid endale. Et ei ole tegelikult ikkagi olemas ratast, mis sobib kõige jaoks teatavate mõendustega, aga ikkagi, kui sa tahad endale head ratast, näiteks mingi kindla nii-öelda eesmärgiga, siis sa pead enda jaoks selle läbi mõtlema, kas sa soovid sõita maanteel, linnas, kas sa käid selle rattaga tööl või sa tahad selle rattaga sporti teha. Kui me lastest räägime, siis peaks see ratas esiteks lapsele endale meeldima, teiseks ta võiks olla paras, sest on keeruline kas suure või väikse rattaga õppida sõitma, et varuga ostmine tundub lapsevanemale hea plaan, aga tegelikult see teeb lapsele karuteene. Ta ei hakka seda rattaga sõitmist kohe esimesest hetkest nautima, kui see ratas on suur. Okei, väga hea, aga nüüd kas üks asi, millest ma nüüd siin vaikselt ridade vahelt aru saan, on see, et alati tegelikult tasubki võtta sabast kinni mõnel eksperdil, keda sa justkui usaldad ja et võib-olla arutada, mille jaoks on tarvis. No näiteks, kuna meil on Rattalõvi podcasti, me tõesti nagu tahame populariseerida ka sellist ikkagi nagu hobi rattaspordi arengut ja seeläbi siis, kui püramiidi alumine selline ots on selline laiem, et siis ka Eesti rattaspordi sellist nagu tippu kõrgemale nügida, on ju, et võtame siis spetsiifilise momendi, et ma tahaksin endale soetada maanteratast, et saada koormust iga nädalaselt. Ma olen 44-aastane mees, ütleme, et mängides 4 korda nädalas korvpalli, olen ma ilmselt 3 nädala pärast haiglas, on ju, et põlved, värgid, särgid, on ju, tahaksin maanteerattaga, tahaksin anda pihta, ma ei tea, 60-100 kilomeetrit paar korda nädalas näiteks, selline parameeter, et mida sa mulle nüüd soovitad, justkui kust alustada, mida vaadata ja kas sa ütlesid, et lastele peab ratas meeldima, aga kas suurtel inimestel ei ole sama probleem, et seal peab olema mingisugune selline emotsionaalne side, et sa oled nagu õnnelik ja uhke seda tehes, mida sa teed?
no kindlasti see nii-öelda ratta ilu on väga oluline, aga see tuleb alles mängu võib-olla, kui sa oled natukene rohkem sellele spordialale sisse elanud, et just nagu sa andsid need nii-öelda raamid ette, et sa oled inimene, kes ei ole varem rattaga sõitnud, tahaksid proovida rattaga maanteel sõita treeninguna enda tervise heaks, siis kindlasti on rattalaat üks õige koht, kuhu tulla, sest siin on kõik kasutatud rattad sul ühel päeval, 2 päeval korraga ühes kohas vaatamiseks, katsumiseks, proovimiseks väljas. Ja esimene ratas ei pea ju olema mingisugune hirmkallis, kui sa ei tea, kas sulle see asi meeldib või ei meeldi. Et siin juures võib-olla julgustakski, et tullagi rattalaada üritusele, valida siit see esimene maantekas, maksta selle eest kasutatud peast natukene vähem, isegi võib-olla kui uue tavalise sellise linnaratta eest ja sa saadki nii-öelda hakata oma esimesed kilomeetrid koguma ja teada, kas see asi sulle meeldib või ei meeldi. Okei, selge. Aga et ütleme, minul lapsevanemana on alati väike mure sellega, et mis nüüd siis mind ees ootab, kui lapsele tõesti meeldib see spordiala, milles me teda ninapidi nagu justkui sisse pistame. Ja toon sellise näite, et kui minul sündis 3. laps, tütar, siis 2 vanemat poega hakkasid minu ettepanekul käima karditrennis. Ja kõik oli jõle tore ja nunnu ja vahva, aga et kui need numbrid lõpuks kokku lüüa, et mis hakkasid puudutama trenne, siis ekstra sõidutunde, siis erinevaid treenereid ja siis ka kuni võistlemiseni välja, siis ma sain aru, et noh, selles mõttes ikkagi hakkab vaikselt pooma. Et kas sa oskaksid justkui paigutada mingisugusele skaalale, kui ligipääsetav või ligipääsmatu on siis oma lapse rattasporti harrastama panek või siis isegi võistlusspordina nagu tegutsema panek just kulu perspektiivist. Et kas see on sinu arvates nagu selline hea, soodne võimalus last spordi juurde tuua või peab ikkagi panema ennast valmis, et selleks, et tulemusi saavutada, ikkagi kulub nagu vormelispordis? Siin tahaks murda 2 müüti. Et esimene müüt võib-olla, mis ringleb, on see, et rattasport on ohtlik ja igav. Et kui laps tuleb, leiab lapsevanem, et laps võiks rattatrenni tulla, siis alguses rattatrennis laps rattaga sõidab võib-olla nii-öelda suvel, kevadel, sügisel kokku 3-4 kuud. Ülejäänud aastast rattatrennis on hästi palju väljas liikumist, suusatamine, jooksmine, jalgpall, ujumine, matkamine. Kõik see on enamasti looduses, mõni saalitreening sinna juurde, ekstreemse ilmaga, aga hästi palju väljas liikumist ja ülimalt mitmekülgne. Teine müüt, mille kindlasti siin juures tahaks murda, on see, et rattatrenn ei tähenda lapsevanemale kohe seda, et kõik raha, mis peres on, läheb lapse harrastuse alla. Et toon näitena enda klubilt, Lõuna-Eesti rattaklubis, meie kuutasu on 40 eurot ja laps tuleb trenni selle sama rattaga, millega ta käib koolis, treeningud ehk siis alguses isikliku maastikurattaga. Sealt edasi, kui juba lapsed natukene vanemaks saavad, siis kindlasti klubi treener tutvustab ka erinevaid distsipliine, need maanteerattad, need esimesed, millega laps alustada saab, on klubis olemas, ehk siis mingit lisakulu ei kaasne, et samamoodi, mida vaja läheb, isiklik kiiver, isiklik jalgratas, see, mis olemas on ja kuutasu 40 eurot, et ma arvan, et see on isegi odavam kui enamus muid alasid. Tõesti, siin mulle väga meeldib, et need müüdid justkui kummutatud said, kõik võivad ise muidugi olla allikakriitilised ja otsustada, kas nad usuvad seda müüdi murdmist siin või mitte, aga mulle, ma pean ütlema, et siin sisse ehitatud valedetektori näidikuid kaedes tundus, et tuli info tasakaalustatult ja nagu teadlikust allikast. Et
ma pean ütlema, et mina näiteks ei tulnudki selle peale, et rattatrennis tehakse ka midagi muud, kui lihtsalt vändatakse ja see teeb mulle palju rõõmu, sellepärast, et selline mitmetahuline, mitmekülgne siis nagu ligipääs erinevatele sellistele motoorseid võimeid arendavatele tegevustele, kui see tuleb nagu selle kõige kaasa, see on suurepärane. Huvitav, kas on olemas mingit sellist ülevaadet ka, näiteks kas sa lihtsalt kogemata tead, et kas see on Lõuna-Eesti rattaklubi eripära, et on 40 eurot kuus või on ka teised klubid just kui teinud sellise mingisuguse sõnastamata kokkuleppe, et rattasport võiks olla noortele ligipääsetava kulude mõttes. Kas teil on mingisugune konkurentide hinnakirja tuvastamise AI agregaat juba tehtud, et iga päev tuleb hommikul uudised, et ohoo, seal on nii palju? Neid rattaklubisid ei ole nii palju, et me oleme tegelikult üks kogukond, me arutame enda asju ja me oleme kursis teiste hindadega samamoodi ja võin kinnitada, et see hind paarkümmend eurot võib-olla et kõigub, aga kindlasti see kuutasu ei ole midagi sellist, millest ei saa üle. Ja selle toob ka kaasa see, et tegelikult meil ei ole vaja näiteks rentida basseini, meil ei ole vaja tenniseväljakut, me saame treenida kergliiklusteedel, metsades, mis tegelikult on tasuta. Ja mina tahaksin nagu kutsuda sind üles kummutama kolmandat müüti, et rattasport on selline individuaalala. Et inimesed nagu mõtlevad, et ma panen käsi palli, siis on ikkagi mingi meeskonnavärk, aga rattasport on see rühib üksinda. See tegelikult ei pea paika, ka kõik need sotsiaalsed oskuste justkui arendamine on seal samamoodi sees ja kuidas sulle tundub, kas rattasport on individuaalala või on meeskonnaala? Rattasport on üks kummalisemaid meeskonnaalasid. Nagu minu treener ütles, ratast ei sõideta jalgade, vaid sõidetakse peaga, et rattaga sõitmine võistlusspordi tasemel on tihtipeale keerulisem kui malemäng, et sa pead mitu käiku ette mõtlema, sa pead teadma tuulesuunda, rajaprofiile, tundma konkurente, pluss siis juba koondiste tasemel, ka klubide tasemel tuleb mängu ka meeskondade töö ja täpselt, et millist rolli keegi seal meeskonnas täidab, et kes on abistaja rollis, kes on sel päeval tulemust tegemas, kes sõidab tuuril kokkuvõtte peale, et mõtlemist on seal väga palju. No väga lahe, aga mul tekkis nüüd probleem oma peas. Rattalõvi, nagu te võib-olla isegi ei aima, on osutunud väga populaarseks eelmisel aastal. Meil on kokku 100 000 kuulamisi ja mis siis juhtub, kui Rattalõvi podcast number 12 tekitabki pisikese plahvatuse ja ma ei tea, 5% kõikidest lastest, kes siin ringi kõnnivad praegu, tulevad rattaklubidesse. Et mis sa arvad, kas Eestisse mahuks selline rattaspordi plahvatus ära, millest Rattalõvi unistab ja mis tegelikult ühe korraga lahendaks päris palju küsimusi, mis ka meie ühiskonnal praegu ees seisavad, mis puudutab siis laste siis loodusesse viimist, mingisuguse trenniharjumuse ja pingutamise näitlikustamist, siis võib-olla kogu sellest nutiväljast eemale toomist, on ju. Et mis siis saab, kui tuleb põmdi äkitselt 10 000 rattasportlast juurde vanuses 8–13, kas mahuvad klubidest ära? Mis teie teete oma Lõuna-Eesti rattaklubiga? Panete kinni, kui on liiga palju? Jah, vastaks võib-olla natuke teise nurga alt, et seda plahvatusest nii-öelda unistame meie samamoodi nagu Rattalõvi inimesed ja teeme iga päev tööd, et see nii läheks, aga hetkel veel on seis see, et kui laps tuleb, siis tegelikult klubid on väiksed ja tegelikult see on väga personaalne.
kõik, mis ta sealt trennis saab. Et kontakttreeneriga on päris üks ühele, mida väga paljudel aladel ei ole. Ja teiseks, kui see plahvatus ka toimuks, siis kukuks ära kvaliteet. Et praegu, kui laps tuleb rattatrenni, kuna grupid ei ole üüratu suured, siis me suudame klubides panna lapse väga hästi ka nii-öelda liiklust tundma, õpetada talle selgeks liiklemine ja selle läbi tegelikult lapsevanem võidab ka seda, et ta saab usaldada enda lapse iseseisvalt päris noorelt juba linna rattaga liiklema. Ja see lahendab terve rea küsimusi ja mina arvan, et lapsevanemate üks peamine kohustus ongi vaadata, et lapsed oleks just turvalisuse seisukohalt hoitud ja kui selliselt tõesti järk-järgult maast madalast on võimalik õpetada liikluskäitumist, siis lisaks hilisematele logistikaprobleemidele annab ta tegelikult sellise kõrgendatud turvatunde terveks eluks. Aga nüüd, kui nüüd küsida jälle neid küsimusi, mis huvitavad mind personaalselt ka loodetavasti Rattalõvi podcasti igapäevaseid kuulajaid samuti, et võtame korraks pulkadeks lahti kiivri küsimuse. Kui me läksime sinna selle turva justkui temaatikale, et kas kiiver on midagi sellist, ütleme, et on eluaegne, et vanaisa sõitis sellega, isa sõitis sellega ja ma olen praegu pannud 20 aastat ja varsti annan oma lapsele edasi. Või kas kiivril on oma eluaeg näiteks ja selline parim enne justkui kehtivusaeg? Kiivril kindlasti on oma eluaeg. Et esimene asi, mis kahjuks võib kiivri eluea lõpetada, on kukkumine. Et peale seda, kui kiiver on ühe korra oma töö teinud, siis ta ei ole enam oma ülesannete kõrgusel. Ehk siis seal võivad olla mikropraod, mõrad, mida isegi ei ole näha, aga mis tähendab seda, et see kiiver sinu enda huvides, et sul teinekord see kiiver kaitseks sind sama hästi, tuleb välja vahetada. Teine asi, tootjatel on ka kiivri sisse pandud kleebis, millal see on toodetud ja tootjate kodulehtedel on ka välja toodud, et kaua siis sellest tootmiskuupäevast see kiiver nende testide tulemusena õigustab ennast täpselt nii, nagu ta peaks seda tegema. Okei, väga hästi, aga et nüüd pidevalt on inimestel see mure, et nad tahaksid, nad saavad aru, kiiver on oluline. Ja eriti kui laps läheb rattaga sõitma, siis ükski lapsevanem, mitte ükski, ei lase oma last ilma kiivrita sõitma. Miks? See on ju ohtlik. Samal ajal ma võin teha liiga, aga kuna 79% kogu statistikast, mida te kunagi kuulete avalikult kuskilt lava pealt on koha peal välja mõeldud, siis ma võin öelda, et 83% täiskasvanutest lihtsalt sõites rattaga ei pane kiivrit pähe. Et huvitav, miks on see niimoodi, et laste puhul 100% kõigil peavad olema kiivrid peas, see on ohtlik ju. Ometi kiirused on väiksemad, distantsid on väiksemad, kõik on kõrgus, kust sa kukud on väiksem. Ja täiskasvanud lihtsalt ei saa endale seda kiivrit pähe, kas ei sobi pintsakuga, kas ajab soengusassi. Ja ääre küsimus on, et sina kui elukutseline rattasportlane ja rattaspordi spetsialist, et kas sa oskaksid öelda, et kui mitu korda sa oled oma praktikas näinud, et kukkumine tuleb ootuspäraselt. Et sa plaanid ja siis võtad ette ja siis kukudki ja kiiver on peas ja kõik läheb hästi. No vastukaaluks sinu statistikale mina liigun ringkonnas, kus kiivri kandmine on 100%. Et 83% minu tutvusringkonnas on see, kindlasti ei vasta tõele, et täiskasvanud ei pane seda kiivrit, et kõik inimesed, kes on kokku puutunud rattaspordiga, kindlasti mõtestavad lahti, miks see kiiver vajalik on ja panevad selle kindlasti pähe. See algab lapsepõlvest, et klubis ka samamoodi on 0 tolerants meil. Isegi mina treenerina ei tohi minna näiteks kas või baasi ees ratast proovima minna ilma kiivrita. See pahameele torm, mis mu õpilaste poolt mulle tuleks, oleks välja kannatamatu.
väga hea, aga kommentaar küsimusele, et kas oled kunagi näinud mõnda ootuspärast kukkumist? Ehk et nagu inimene ju teab, et midagi ei juhtu. On ju, sest siis ta peaks ju teadma ka, kui juhtub. Ja siis, kui juhtub, vaat sellel korral panen kiivri pähe, aga kas sa oled näinud mõnda ootuspärast kukkumist? Ei, ootuspärast kukkumist ei ole näinud, aga katkisid kiivreid olen omajagu näinud ja kriimudega kiivreid samamoodi, et see on asi, mis on elementaarne. Ja, et siin samas koha peal kuulutan välja nulltolerantsi Rattalõvi podcasti kuulajatele ja see nulltolerants on siis selles osas, et meie eksistents on põhjendatud, kui me suudame ära hoida kas või ainult ühe rattaga seotud ja rattaga kukkumisega seotud surma ütleme järgmise 50 aasta jooksul. Et see on nagu möödapääsmatult vajalik, et saadakse aru, et rattaga liikudes see hoog on piisavalt suur ja see muutujate hulk selles võrrandis on nii nagu mõõtmatu, et ainult inimesest endast kahjuks ei sõltu, kas ta kukub või ei kuku. See on üleüldine kultuuri küsimus, et ma arvan, et inimene, kes ise rattaga sõitma minnes paneb kiivri pähe, siis ta tegelikult liikluses näiteks olles ka autoroolis arvestab paremini kaherattalistega. Ja see ongi selline kahepoolne liikumine, mis tegelikult algab sellest kultuurist ja seda kultuuri loome me ise. Et täpselt esimese asjana kiiver pähe ja ise samamoodi, kui oled 4-rattalisega liikluses, siis palun arvesta 2-rattalistega. No väga hästi, tõesti, mulle väga meeldib see, et kiivri sees on see tootmise päev ja ma pean tunnistama, et kuigi ma siin vehin kätega ja võimlen kiivri kasutamise eest, siis kui mul on vaja kodust sõita kilomeeter ainult, siis on juhtunud see, et müts on juba peas, juba on kell on palju. Ja see kord ilma kiivrita. Aga ma pean ütlema, et siinkohal see jama lõpeb ja Rattalõvi paneb kiivri pähe. Mõtle, kui äge, kui Eestis olekski nulltolerants teilt laenatud, aga kõikide peale projitseeritud ilma kiivrita rattaga sõidu vastu. Unistada ju võib, on ju? Ma arvan, et see ei ole enam varsti unistus, vaid see on tavaline reaalsus. Väga hea. Õige pea. Just. Aga nüüd, kui me lasime selle kassi kotist välja, et hakkame siin unistama, missugune on Eke Kaur Vosmani arvates või tema visioonis rattaspordi Eesti aastal 2056. Nagu me mõlemad teame, tegelikult on rattasport Eesti rahvale olnud kõikide aegade kõige edukam spordiala. Meil on sealt näidata ette kõige säravamad tulemused võrreldes kõikide teiste rahvuste ja riikidega. Isegi see ei ole kuidagi seotud sellega, et per capita, et Island selles mõttes on väga tubli, et ükskõik milles per capita on nad edu nagu rinnas või eesrinnas ja samamoodi võib Vatikani kohta öelda ja nii edasi ja nii tagasi. Aga Eestiga millegi pärast on nii, et on küll madal ja selline rahulik ja pikatoimeline, aga millegi pärast rattaspordis me näitame ja oleme ajalooliselt näidanud tulemusi, mis on nagu kosmilised. Et missugune sinu arvates on rattaspordi Eesti 2056 ja kas see selline edulugu jätkub? Ja kui jätkub, siis äkki kuidas ja miks? 2056 meil võiks olla enda profitiim. Oot, kõik, kes kuulsid, teevad suure aplausi praegu. Minu arvates ka võiks olla rattaprofi tiim Visit Estonia, mis justkui vihmavarjuna kataks kõiki erinevaid spordikihte ja ma ütlen ausalt, et see on Eesti ettevõtetele, kellel on rahvusvaheline ambitsioon, võimalus saada kõige paremat reklaamitulu per euro, mis sinna sisse investeeritakse. Boldid, Wise'id, LHV-d, Tallinkid, pange väga hästi tähele. Ja lisaks nagu
Reigo siin välja tõi, siis me olemegi väga edukad rattaspordis ja tegelikult meil on väga pikk traditsioon. Meil on olemas inimesed, kes tegelikult teavad ja oskavad rattasporti edendada ja arendada, siis tegelikult meie lastele esiteks see, et nad õpivad rattatrennis liiklema, nad saavad väga palju aega veeta väljas, siis tegelikult neil on ka see anne, et tõusta spordi mõistes rattaspordis kuhugi, ennast teostada läbi rattaspordi. Kindlasti kutsuks üles siin lapsevanemaid enda lastele seda eneseteostust neile võimaldama. Unistame veel, võiks ju olla Eestis toimunud mõni tiitlivõistlus, näiteks tsüklokrossi MM. Tsüklokross ju on tulevane olümpiaala, loodetavasti. Suurtuuri Eestisse tuua ilmselt ei ole mõtet ja ilmselt see ei oleks nii atraktiivne, aga kui meil enda profitiim oleks, meil oleks töötavad noorteklubid, pealekasv, meil oleks ühiskonnas rattaga sõitmise kultuur, siis see ilmselt ongi see, mis võiks 2056 Eestit iseloomustada. No just, meie muidugi Rattalõvi kambaga oleme unistanud sellest, et just nagu on olnud Taanis ja on olnud Saksamaal, siis Tour de France'i mingisugused sellised etapid võiksid justkui olla. Me oleme isegi arvutanud välja, et Tallinn, Rakvere, Narva, Tartu, Otepää, Tõrva, Viljandi, Pärnu oleks ideaalne, on ju. Et ta on ilus, ta on atraktiivne, ta on äge jälgida. Eesti oleks ilusti pildis, tükk maad ja kindlasti Eesti justkui ligipääsetavusele ja olulisusele annaks ja võib-olla unikaalsusele Euroopa kontekstis annaks tegelikult väga palju juurde. Võib-olla see võiks olla üks selline narratiiv, mis meid kõiki rattalõvisid nagu ühe sellise kilbi taha koondab, et tõesti mul on väga hea meel. Me tegelikult ei ole sinuga sellest siin etteruttavalt nagu rääkinud, jutupunkte kokku leppinud, aga mulle meeldib, et sellised mõtted resoneerivad erinevate inimeste peades ja mulle tundub, et see on mingisugune selline positiivne asi, mingisugune suund, mille poole töötada. Ja me ise mõtlesime välja umbes sellise asja, et kui 10 aastat töötada selle nimel, et kõik annaksid kiivrit, et kõik lapsed, kes tahavad, saaksid sporti proovida ja siis need, kellele jääb see külge, saavad sellega edasi tegeleda. Siis juhul, kui meil on see ambitsioon, et see suur võistlus tuleks, siis 10 aastat töötada selle nimel, et tõesti meil oleks see profitiim, et meil oleks see taristu olemas. Ja nüüd kujutad ette, kui 10 aasta pärast juhtub, et see Tour de France ikkagi ei tulnud või et see profitiimi me ei saanud kokku, aga me oleme 10 aastat ehitanud seda, et meie noored on paremini liikluseks ettevalmistatud, nad on paremas füüsilises vormis, me oleme kõik saanud positiivselt midagi koos luua ja uskuda, siis tegelikult see on selline olukord, kus me saame mõlemal juhul ainult võita. Kui kõrged unistused teostuvad, siis on väga hästi. Ja kui mõni nendest päris selliselt ei teostu, siis on ikka kõik väga hästi. Kas ei ole ilus? Natuke naivistlik, aga helesinine unistus. Väga vahva on seda siin rattalaadal kuulda, et keegi kõva häälega neid unistusi ka välja ütleb. Ja, aga ma ütlen ausalt, et selle Rally Estonia näitel ja selle näitel, et meil on Jaan Kirsipuu on siin selles Rattalõvi nagu selles tuumikus. Meil on Toomas Oljum, on ju, Rene Mandri, on ju, siin meil on terve Kristo-Enn Vaga, meil on väga palju inimesi, kes tegelikult saavad aru, et rattasport võibki olla imelikul kombel see võluvits, mis lahendab rohkem kui 1, rohkem kui 2 või rohkem kui 3 väljakutset. Ja ma pean tunnistama, et ainukene asi, mis mulle tõesti teeb tuska selle rattalaada puhul, on see, et seda rattalaata ei ole juba Tarmo Hõbele tutvustatud, et ta võiks toimuda T1 ja Tallinnas, et ka Tallinna inimesed saaksid tegelikult väga inspireerivalt korraks lasta fantaasia lendu, et mis oleks, kui tänavu sellel aastal prooviksin oma pere
sellisesse igapäevasesse treeningplaani lasta rattaspordi. Mis sa arvad, kui suur tõenäosus on, et tartukad, Tartu on heade mõtete linn. Ma arvan, et Urmas Klaas ja Co on saanud suurepärase sellise algatuse toestamisega siin hakkama. Et kas te Tartu geeniused olete nõus seda head Tallinnasse kuidagi frantsiisima? No siinjuures peab kindlasti suusahulle kiitma, kes tegelikult on 10 aastat teinud siin samas Lõunakeskuses suusalaata ja tegelikult ratturid kahjuks ei saa seda nii-öelda endale lugeda seda rattalaada väljamõtlemist, et see on tulnud suusatajate tuules. Aga mis ei tähenda seda, et ratturid ei või seda igal pool Eestis edasi arendada ja ka üks selline positiivne külg, kui see üritus on traditsioon, sa võid jugi võtta nii, et sa näiteks ostad ühel aastal laadalt endale maanteeratta, proovid seda aasta aega, tood siia, tagasi selle, järgmine inimene saab järgmine aasta selle ratta uuesti osta ja proovida ise maanteel sõitmist aasta aega. Sina võid järgmine aasta proovida kas gravelit, downhilli ratast, maastikuratast, või võttagi linnaratas, et käi aasta aega tööl ja siis samamoodi sa tead, et see üritus tuleb, sa saad uuesti selle ratta edasi anda ja ise proovida midagi uut. Väga hea, et see on väga inspireeriv ja ma arvan, et just see lasteratta mõte, et ta peaks olema võimalikult sobiva suurusega, siis sa saadki ju tegelikult teha sellist teatejooksu iga aasta, vahetada selle lapse ratta ära, tuua tagasi, võtta järgmise suurusega, lapsed, kurivaimud, kui vähegi putru ette anda, siis kasvavad nii, et mühiseb, on ju, et tõesti ühest aastast võib piisata, et juba ongi põlved käivad vastu lenksu või vastu põski või midagi sellist, on ju. Et tegelikult, kas teil on teil ei ole vist veel kogemust, sest see on alles 2 aastat, on ju. Aga kas on ka korduv külastusi, olete näinud, et keegi, kes käis eelmine aasta midagi ostmas, just kui tooks tagasi või ostaks teilt järgmise? Kas keegi on öelnud, et kui tore, ma olen juba 2 korda? Inimeste mõttes kindlasti kõik, kes esimene aasta käisid, on ka see aasta olemas ja teistpidi paljud rattad tulid tuttavad ette, et ma siis ei tea, kas nad jäid eelmine aasta müümata, et see aasta on uuesti laadale toodud, aga nii mõnigi ratas oli juba 2 korda siin laadaplatsil. Okei, no see on lihtsalt fantastiline, et tõesti see rattalaat haagib nii hästi selle kevadpuhastusega, mida me kõik teeme oma keldrites, garaažides, on ju, ja avastame, et tegelikult see, mida me kujutasime ette eelmine aasta, tegelikult võib-olla ei realiseerunud või äkki realiseerus nii hästi, et me tahaksime tegelikult nüüd panna panuseid juurde, võtta mingi karmima ratta, on ju, et ma pean tunnistama, et suusahullud, kus te olete, võtke ennast kokku, tulge tehke järgmine nädal Tallinnas selline asi. Okei, vist selleks aastaks on rong läinud, aga sellest ei ole midagi. Mul on sulle üks väike selline jänesehaagi moodi küsimus. 15.–17. maini toimub selline justkui nagu rattaspordi sündmus, aga ta ei ole võistlus, vaid ta on rattaspordi populariseerimise sündmus. Tema nimi on Rattafest ja ta toimub Setomaal. Ja ta on mõeldud just nii, et saab tulla kogu perega, on ju, võtta selline nagu just ikkagi mitte Tour de France'i hoiak, vaid Rattafesti hoiak, et me oleme sellisel mõnusal kultuuri ja spordi ja võib-olla looduse festivalil kokku läbitakse 136 kilomeetrit, on ju, ja algus ja lõpp on kogu aeg treski sellise festivali alal, saab kuulata bändisi, trallala, et kas sinu jaoks, kui sellise rattaspordi ikkagi Puritani jaoks sellised sündmused, kas see on justkui meeldiv lisandus või see on müra, kas sa ise näiteks tahaksid oma last võtta sinna või võib-olla lapsi kõiki, võtta kaasa kas või kastiratastega, et kas see sinu arvates on ka midagi sellist, mis toob rahvast rattaspordi juurde? Kindlasti, et olen ka ise reklaame näinud ja tegelikult tundub ülipõnev üritus, kuhu minna. Et just täiesti teises võtmes, pingevaba, me ei pane ratast joonele, aga teistpidi
tundes ja teades ka natukene Setumaad, et siis tahaks tulla ise ka sinna osalema ja sõitma, sest mulle meeldib rattaga sõita. Aga lisaks sellele üritusele on meil ju Eestis neid üritusi seinast seina, et täpselt nii nendest treeningutest, mida korraldavad klubid, siis lihtsalt entusiastid, ühistreeningud täiesti teises võtmes jällegi. Uus asi, mis meil on Eestisse tegelikult selline liikumine tekkinud, et aktiivsed inimesed kutsuvad teisi kaasa ja ongi ühissõitmised nii hommikuti, enne tööd, peale tööd. Siis sinna juurde ju kõik meie traditsioonilised maastikuratta-maratonid. Nüüd ju inimesed tegelikult vaatavadki Eestist välja, et näha natukene rattasadulas ka ülejäänud maailma, sest sadulas sa jõuad seda palju rahulikuma pilguga nautida ja vaadata, kui võib-olla autoaknast või kuskilt turismibussist või mis need variandid on. Et etapil käimised, harrastajad käivad ka mujal nii-öelda välisvõistlustel või sellistel festivalidel, et vahva on näha seda ja tegelikult see kõik rikastab ka meie Eesti sellist rattakogukonda ja teistpidi sellist, kuidas nüüd öelda, et see ei ole ainult rattaga liikumine, et kuidas see kokku võtta, et see on tegelikult meie rahvus liikumismoodus. Oi, see on hästi sõnastatud. Mina läksin nagu natuke poeetiliseks, mõtlesin, et rattasõit on elu. Aga see on natukene ebakonkreetne, aga tõesti rahvusliikumismoodus, see on päris ilus. Nii, aga et kas me siis leppisime kokku, et sa tuled rattafestile sinna Setomaale 3 päeva? See on väga mõnus. Saab süüa ja trallida ja kõik pere kaasa võtta. Ja tihti lugu on see, et emad, isad panevad, on ju, see kileviineri kostüüm on seljas, panevad nii, et on ju, kärbseid lendab 2 lehte, aga lapsed justkui ei saa sellest rõõmust puudutatud, sest on võib-olla liiga väikesed või võib-olla on eesmärk teine, et see oleks nagu justkui üks võimalus, kus need, kes on rattaspordi sees nagu sügavamal, saavad kogu oma suguvõsale näidata, mis selles nii ägedat on. Tahaks lubada, et tulen, aga treeneril neid vabu nädalavahetusi kahjuks on vähe. Tulge kogu klubiga. Maikuu kahjuks mina ei tule see aasta veel, aga kindlasti tunnen kurba tunnet, et ei saa tulla. Väga hea, väike valu on okei. Soovitan kõigil tulla. Ilus. Aga nüüd mul on siis veel selline küsimus, et sa nii ägedasti mainisid neid maailma trende ja ka seda, et Eesti on aina rohkem ja rohkem lahti läbi rattaspordi siis reisimise mõttes. Et ma helistasin just sõpradele, kes ütlesid, et me oleme siin Hispaanias praegu. Üks mees ja üks naine, kes on muusikud. Aga mis teete seal Hispaanias? Me oleme rattaspordi laagris näiteks. Aga et kui nüüd minna hästi laiaks ja proovida inspireeruda, näiteks Itaalias on selliste klassikute sõit justkui mingisuguste vanade rataste võiduajamine, millest ühed Eesti poisid said niimoodi särtsu, et nad on nüüd hakanud sellist klassikute võidusõitu siin tegema ja minu arust see on väga lahe. Aga kas sa oled märganud midagi, mingisugust sellist trendi, vahet ei ole, kas noorte rattaspordi juurde toomise mõttes või mõne sündmuse mõttes või siis ma ei tea, mõni innovatiivne lahendus, kuidas sa saad rattaid transportida sinna, kuhu sa lähed või seal saad rentida või kas sul on silma hakanud mingisugune huvitav trend, mida sina justkui spetsialistina oled märganud, aga võib-olla laiem üldsus on lasknud selle lihtsalt ühest silmast sisse, teisest välja või kõrvast sisse või välja või pole üldse näinud? No ühest küljest sellise teadliku puhkusena minna kuskile välismaale rattaga sõitma, see on trend. Ja tegelikult inimesed, kes töötavad kontoris peaga, see on parim puhkuse moodus ja kui sa enamus aega oled passiivne, sul ei ole võimalust väljas olla. Miks sa peaksid puhkuse ajal kuskil ühe basseini ääres olema? Et võta sinna puhkusele see ratas kaasa, sa saad enda tervise jaoks sealt väga-väga palju ja füüsiliselt ennast maha laadida ja arendada, et kindlasti oled sa tööle tulles, tagasi jõudes palju-palju teravam. Ja ka näiteks toon ka näite see, et väga paljud lapsevanemad minu klubist on hakanud tänu sellele sõitma
rattaga, kuna neil lapsed käivad rattatrennis ja vahva on näha, kuidas klubi üritustel lapsevanemad pärast räägivad, et kes keda nägi trennis ja kes kus kokku temaga sai. No just, et tegelikult see inspiratsioon võib olla täpselt nagu tagurpidi, et tuleb sealt rohujuure tasandilt tuleb plaksti ülesse ja inspireerib kõiki. Aga nüüd, mis sa tahaksid nüüd öelda inimestele, kes olude sunnil, kuna praegu meil toimub siin reaalajas salvestus, aga nad võib-olla kuulevad seda hoopis näiteks mai alguses, et rattalaat oli ja kogu sellest ilust ja võimaluste paljususest jäid nad ilma, et kuidas sina soovitaksid inimestel läheneda siis sellele samale võib-olla väljakutsele, mille rattalaat justkui lahendanud on, et kuidas endale leida siis selline alguspunkt ja kuidas tekitada olukord, et sa ei pane 7 korda puusse ja 8. rattaga õnnestud ja siis sul on garaaž on triiki rattaid täis. No esimese asjana võib-olla, et kui me räägime suurest rattalaadast Lõunakeskuses, et kõige lihtsam hakake Instagramis jälgima Lõunakeskust. Kõige parem reklaam, mis kindlasti teile järgmine aasta õigel ajal kohale jõuab. Et üks väike liigutus Instagramis ja järgmine aasta te ei maga seda üritust maha. Aga siit edasi Reigo küsis ka nii-öelda tehnilise koha pealt, et mida jälgida ratta ostmise juures, siis tegelikult ei tahaks ühtegi brändi kiita või laita, aga tuleb tunnistada, et ikkagi tuntud brändide rattad, mis on ostetud rattapoodidest, peavad kauem vastu. Seda seepärast, et esiteks hästi palju ratta sellises elukaares mängib rolli see, et kuidas see ratas on enne müümist kokku pandud. Et ta tuleb tehasest kastis, kus tegelikult peab selle ratta kokku panema ja kui sa ostad nüüd ratta kuskilt nii-öelda hobihallist, siis tegelikult sealt ei ole mehaanik selliseid tehasest võib-olla jäänud lahti olevaid asju kinni keeranud ja see ratas võib tahes tahtmata hakata sul lagunema. Kui sa ostad tuntud brändi, siis selle ratta enda kontseptsioon on juba kindlasti inseneride poolt natukene asjalikumalt kokku pandud sinna, kuna ei püüta seda kõige madalamat hinda, siis sinna on pandud ka kvaliteetsemad komponendid ja selle on pannud tegelikult kokku professionaal, kes on käinud veel oma käega kõik sõlmpunktid üle ja kes annab kust saabki selle nii-öelda garantii, et see ratas teenib sind kaua ja hästi ja sa saad seda ka nii-öelda rattalaatadel tulevikus edasi müüa, kui see sinu enda jaoks enam kas on väikseks jäänud või juba on huvi millegi kiirema või mingisuguse muu ratta vastu. No ausalt öeldes tegelikult selle peale ei oleks tulnud. Et juba ainult selle pärast, mida sa viimaseks ütlesid, tasus minul tulla siia seda podcasti salvestama ja loodetavasti kõikidel Rattalõvi podcasti kuulajatel samamoodi tabas neid selline avastamise rõõm, aga nüüd me läheme väga spetsiifiliseks ja isiklikuks. Ütle ausalt ära, mitu ratast sul on? Üks õhtu lugesin, siis oli garaažis 12, aga need kõik ei olnud minu omad. Okei, aga ja naisel on okei selle kõigega, et sul on nii palju rattaid või? No osad olid tema omad. Väga hea. Ta on nagu samamoodi süüdi. Mis on sinu lemmik ratas? Siin ei pea ennast hoidma tagasi. Päriselt ka oleme tänulikud nendele inseneridele, kes on teinud selle, kes on loonud selle ilma valehäbita, võib öelda. Olen inimene, kes mingit kindlat brändi ei eelista, aga ütleme, et tänapäevane maanteeratas, piimakummidega, ketaspiduritega, elektriline käiguvahetus ja sa tunned, et see ratas liigub maanteel. Aero kindlasti. Normaalne. Nii, ja nüüd läheme spetsiifiliselt siia rattalaada peale, et kui sa nüüd vaatasid 600 pluss ühikut rattaid, et kas sul mõne sellise rattaga tekkis tunne, et äkki mul ei olegi liiga palju rattaid, et äkki peaks endale ikkagi ühe siit kõrvale panema ja ära ostma. Ole aus mu vastu, ära hakka keerutama.
Eelmine aasta tunnistan sai ostetud, see aasta olengi... Ostsidki siit, jah? Jah, see aasta on kiusatusele vastu pandud. Aga äge on näha, et kõige vanem ratas, mida ma siin nägin, oli Saksa sõjaväeratas, ehk siis ligikaudu ilmselt varsti saab 100 aastat täis. Wow. Ja kõige uuemad on eelmise aasta mudelid, et väga vahva on näha, et kõik need on ühes kohas müügis. Väga hea, aga nüüd... et sa siis nagu praegu ei öelnud spetsiifiliselt, et sul oleks nagu mingisugune ratas oleks südame ära varastanud. See on okei. Aga et ma korraks küsiksin lihtsalt rattalaada toimimismehhanismide kohta, et siia inimesed toovad rattaid müügile, on ju? Ja siis te lepite selle kuidagi selle hinna kokku või nad ise ütlevad selle hinna? Protsess on väga lihtne, jah. Enne laata 3 päeva võetakse rattaid vastu, kus siis registreeritakse see ratas ära. Inimene saab endale oma kliendikoodi ja annab vastu enda kontaktandmed, seal hulgas pangakonto, ehk siis kui inimene on toonud enda seisma jäänud rattalaadale, siis ta saab lihtsalt selle ratta eest saadud raha enda kontole, ehk siis ta ei pea rohkem mitte ühtegi liigutust tegema. Okei, väga hea. Kui see ratas juhuslikult osutub nendeks üksikutest, mis maha ei müüda, siis ta peab pühapäeva õhtul sellele järgi tulema. See on okei. See on risk, mille nad hea meelega võtavad. Aga nüüd küsimus on näiteks rattahoolduse ja rattapesu osas, mis siis puudutab ratta siia toomist. Et kas teie eelistate, et see ratas oleks juba siis müüja poolt ära hooldatud, ära puhastatud, toodud ja on korras, läheb mõnusasti? Või kuidas, kas te osutate sellist teenust, keegi, kellel on hirmus kiire näiteks ja kellel on mingid rattaid üle, et siis tooks põmm ja saaks öelda, et las mingi tulu läheb sinna Lõuna-Eesti rattaklubile, et tulevik oleks selgem? Või kuidas see käib? No kuna see vastuvõtmine on nii intensiivne, siis kahjuks siin koha peal ühtegi pesu ega hooldust ei ole võimalik pakkuda. Aga võtame vastu tehniliselt korras rattaid ja pesu peab olema ka endal tehtud. Sul on lihtsam müüa seda, kui su ratas on puhas ja läigib. Just. Ja kuna ma olen Seto, siis ma tahaks ikka teada, et kas rattalaat saab ikkagi mingisuguse väikse sellise torditüki sealt kuidagi sellest rahast ka ikka? Ja, komisjoni tasu on, et kuni 1000 euroste rataste puhul, kui ma nüüd ei eksi, oli see 15%, ma võin eksida. Ja üle 1000 euroste puhul oli juba fix hind 55. Sinna vahele üks hinnaklass veel, mida ma peast ei mäleta, aga ütleme, et see komisjoni tasu sellise ürituse puhul sa võid ju siia tuua 4-5 ratast. Ilmselt sa ei viitsiks neid marketplace'is või kuskil mujal platvormil müüa, et see on koht, kuhu sa paned need korraga, tood ära ja unustatud. Ja. Ma pean ütlema, et see formaat on geniaalne. Me lihtsalt, et me räägiksime nagu kõikidest elevantidest, kes toas on, et siis inimestel on väga hea kuulata ühe korra läbi see Rattalõvi 12. episood, saadavad pildi ette ja saavad ülejäänud aasta ette valmistada järgmiseks rattalaadaks. Nüüd, ma saan aru, et sina oled siin nüüd olnud selle rattalaadaga seotud, ma saan aru, et nädal aega jutti ja pole saanud ei magama ega juuksurisse ega midagi, kuigi su aeg on laitmatu, ma pean tunnistama kõigile, kes kuulavad meid raadios ja ei vaata YouTube'is. Aga et millal lähed järgmine kord rattaga sõitma? Ilmselt ma lähen rattaga siit ürituselt tagasi, et minu ratas on ilusti maja ees. No väga hästi. Mul on hea meel näha sellist rattaentusiasmi. Kui minu mälu ja Sveitsi kellad ei valeta, siis meile anti tund aega ja see tund on läinud just kui linnul, et ma tahaksin siis väga tänada oma vestluspartnerit Eke Kaur-Vosmani. Ma tahaksin tänada kõiki, kes siin on kas kuulanud või lasknud niimoodi lihtsalt kõrvu paitada. Aitäh Lõunakeskus, et meil siin seda rattalaata on võimalik pidada ja justkui rattasporti populariseerida sellisel rahulikul ja patsifistlikul viisil. Nii tore, et te tulite ja võtsite oma lapsed kaasa. Ma arvan, et see on põnev asi, mida jälgida. Ja kui ma tohin teilt paluda midagi sellist nagu semi omakasupüüdlikku, siis minge palun vaadake
Lõuna-Eesti rattaklubi, kas siis veebilehele või Instagrami või LinkedIni või Facebooki. Pange like, hoidke silma peal, mida nad teevad ja mõelge korra, et mõtelge, kui äge oleks, kui teie ise, teie lapsed või keegi sugulastest oleks järgmine näiteks Rene Mandri või Jaan Kirsipuu või Eke Kaur-Vosman, et mõelge rattaspordi peale siis ehk tänasest peale natukene avaramalt ja tere tulemast rattalõvide uhkesse, siis mis need on, Pride'i või ehk kampa. Aitäh, Eke! Aitäh! Ja elagu rattalaat ja täname veel nimeliselt ka seda suusahullu Vahur Teppanit, kellel süda on nii suur, et sinna mahuvad ära ka rattad. Nii et aitäh ja kuuleme varsti jälle.